Hei, sa vaatad Beauty with Kirli videot ja tegemist on minu jaoks ühe väga-väga erilise videoga. Ma olen ammu juba tegutsenud selle asja kallal ja nüüd ma saan teile lõpuks seda kõike näidata ja tutvustada. Ja võib-olla kui sa jälgid mind või brausikontosid, siis sa oled näinud, et meil on tulnud müügile meigipintslid. Ja see ongi see, mille kallal ma olen viimased pool aastat või isegi kauem töötanud. Lubage uhkusega tutvustada, siin nad on. Tänases videos ma räägin teile miks ma need pintslid tegin ja tutvustan igat pintslit lühidalt, näidates, kuidas ma seda kasutan. Mul on praegu meik peal, mille ma tegin nende pintslitega ja kasutasin siin ka brausi puudripinslit ja brausi meigišvammi. Nii et te saate sellist hands-on tegevust nendega näha, kuidas ma neid kasutan. Ja loomulikult preemiaks kõigile, kes viitsivad seda videot vaadata ja natukene vaeva näha, siis ma loosin välja selle videoga ka 3 brausi meigipintslite komplekti. Ühe komplektina siis terve komplekti, kus on kõik pintslid sees. Lisan ka boonusena meigišvammi ja see pintslite komplekt tuleb siis selles ilusas roosas kotikeses. Teine komplekt on näopintslid ja kolmas komplekt on silmapintslid pluss 2 multifunktsionaalset pintslit, millest ma kõigest täna teile täpsemalt räägin. Nii et hakkame aga pihta. Miks ma siis üldse otsustasin teha meigipintslid? Väga lihtne põhjus. Mul ei olnud midagi soovitada inimestele. Ma küll olen ostnud endale igalt poolt kokku erinevaid pintsleid aastate jooksul, aga ei olnud sellist ühte head konkreetset komplekti, mida ma saaksin soovitada, et seda ostke endale. Ja ma ise tahtsin ka väga midagi sellist luua, et ma saan otsast lõpuni kõik tehtud ühe komplektiga ja see protsess ise oli lihtsalt niivõrd põnev, nii äge. Ma olen väga-väga rahul sellega, mis ma olen valmis saanud ja selle pintslite komplektiga sa siis tõesti saad teha nii oma näojumestuse, põhjameigi, silmameigi, pulmud ja piimistleda ka veel üht-teist. Aga hakkame pihta, räägin teile täpsemalt kõikidest toodetest, mis ma siin siis kasutasin. Ja võib-olla videos need kasutused ei tule päris täpselt järjest, sellepärast et ma kasutan näiteks seda pintslit kõige esimesena, aga ma lähen täna järjest ja alustan hoopis siis näopintslitest. Ja kui sul on huvi brausitoodete vastu, siis külasta meie e-poodi www.brausi.ee. Esimesena siis jumestuskreemi pintsel. Ma tean, et kõik inimesed ei kasuta jumestuskreemi pealekandmiseks pintslit, aga miks mina pintslit enamasti eelistan, on see, et kõikidel ei ole ideaalne selline flat sirge nägu ja pintsliga on lihtsalt kõige parem ja kõige mugavam siis hajutada ka jumestuskreemi igasugustesse kurdudesse, igasugustesse väikestesse joontesse, niimoodi, et see jääb kõige ühtlasem ja kõige paremini hajutatud. Ma olen kasutanud oma karjääri jooksul erineva kujuga jumestuskreemi pintsleid, aga see kuju on minu lemmik, sellepärast et ma saan sellega nii teha sellist full coverage põhja, ehk siis kasutada seda lamedat osa sellest, aga samas tal on natukene ka kumerus sees, mis aitab mul hajutada hästi pehmeks, hästi õrnaks jumestuskreemi kihti, kui ma seda tahan. Enamus klientidele näiteks ma ka ju ei tee enamus ajast väga tugevat põhja või väga paksu põhja, sest sa tahad ikkagist, et su nahk saaks natukenegi hingata meigikihi all, aga samas aitab see luua väga hästi katvust. Nii et sa saad sellega teha nii õrna põhja, sellise igapäevase meigi kui ka full coverage meigi, mis iganes sa soovid. Ma väga-väga soovitan ja tõesti ülihea sellega hajutada. Järgmine pintsel on ka kreemtoodete jaoks mõeldud ja tegemist on siis kreemkontuuri pintsliga ja ma tahtsin teha sellise väikese otsaga pintslit, sellepärast et mulle meeldib paigutada toodet hästi täpselt, aga samas on tal ka painduvust natukene, et hajutada seda toodet, aga üldiselt selle point on siis see, et see toode saab kantud kindlatele aladele, et rõhutada ka neid kindlaid alasid. Väga hästi hajutab täpselt samamoodi kõik kreemtooted ära, sa võid seda kasutada ka kreempõsepunaga, kui sa soovid, olen ka kasutanud, aga peamine mille jaoks ma seda kasutan on kreemkontuur, kreembronser ja kui sa tunned vähegi, et ikkagi tahad veel pehmemaks seda hajutada, siis on ülihea minna tagasi selle jumestuskreemi pintsliga ja teha veel ääred õrnalt üle, aga üldiselt kui sa tahad täpsust, kui sa tahad konkreetsust, sa tahad luua kindlatele aladele kontuuri või kreempõsepunaga mingisuguseid asju, siis see on see pintsel, mida kasutada. Ja siis oli aeg kasutada brausi meigišvammi. Olen selle eelnevalt niiskeks teinud. Selle meigišvammi üheks peamiseks heaks omaduseks
jaoks on siis see, et tal on 2 erinevat otsa. Ühe selle peamise terava otsaga on väga hea ja mõnus hajutada sisse silmanurkades peitekreeme. Näiteks, kes siis ka kasutavad jumestuskreemiga seda siis ninakurdudesse. Lisaks on tal siis selline piklik terava servaga ots, millega on väga mõnus aidata kaasa kontuuri loomisele. Nagu siingi ma siis hajutan peitekreemi oma silmanurkadest ülespoole suunaga, et tõsta natukene oma silmakuju sellega. Lisaks pääseb sellega hästi ka mujale kitsastesse kohtadesse, ehk siis näiteks, kes soovib nina keskele sellist heledust luua, siis selle terava servaga on ka seda väga mõnus teha. Ja laiemate osadega saad muidugi kõik ääred ilusasti veel üle viimistleda, et kõik oleks suurepäraselt sisse hajutatud. Peale seda ma kinnistan kreemtooted siis puudriga ja selle jaoks ma kasutan oma Browsi puudripatja. Ma olen sellest siin ka juba varem rääkinud, tõesti väga armastan seda toodet, aga peale seda siis on aeg puudertoodete jaoks. Esimene siis puudertoote jaoks mõeldud pintsel on F03. Ma enne unustasin mainida, pintslid on nimetatud siis kõik, mis on F-iga, on mõeldud näo jaoks. Kõik pintslid, mis algavad E-tähega, on mõeldud silmade jaoks, eks eyes. Ja siis 2 pintslit on multifunktsionaalsed ja nemad algavad siis M-tähega. Aga igatahes F03 on siis peamiselt mõeldud puuderpõsepuna jaoks. See on praegu väga populaarne. Aga tegelikult ma ütleks, et see on ka selline väga hea multifunktsionaalne pintsel. Sa võid vabalt sellega kanda peale puudrit oma näiteks silmaalustele, kui sa tahad hästi-hästi kergelt seda peale kanda või siis hajutada kokku erinevaid puudrikihte. Ta on otsas sellise kitsama kujuga, aga ma näitan ka teile siin, milline on mõnda aega kasutatud pintsel, et alguses, kui nad tulevad täieni, siis nad on sellises pakendis, mis surub nad hästi kokku, et nad oleksid ilusasti nii, nagu nad peavad olema. Aga kui sa pesed seda pintslit, siis ta vaikselt läheb laiali, natuke läheb pehmemaks ja mulle tegelikult isegi meeldivad need siis veel rohkem, aga loomulikult sa võid neid esimene kord juba ka kasutada julgelt. Ja tõesti, need pinslid on ülipehmed, nad on kõik valmistatud sünteetilistest karvedest, aga siin kollektsioonis on 2 erinevat tüüpi, siis üks sobib siis rohkem kreemtoodete jaoks ja sellise tugevama töö jaoks, teised on siis sellised pehmemad, sobivad puudertoodete jaoks rohkem. Aga lähme näopintslitega edasi. Järgmine on siis F04, mis on mõeldud siis peamiselt puuderbronzeri, puuderpõsepuna ja puuderkontuuri jaoks. Peamiselt mina kasutan bronzerina küll. Ta on siis selline viltuse otsaga pehme pintsel ja miks viltune ots, sest et ta istub väga hästi siia põsesarvedesse, nende ümbrusesse ja sellega on väga mõnus teha ka kõiksugused näoääred bronzeriga, kui sa soovid. Jällegist ülipehme, väga hästi hajutab kõik tooted kokku. Väga-väga armastan seda pintslit ka igapäevaselt kasutada. Ja järgmisena siis ei saa üle ega ümber highlighterist, on ju, ja lõingi siis eraldi pintsli highlighteri jaoks ka ning ma olen proovinud erinevaid highlighterite pintsleid, väiksemaid, suuremaid, kitsamaid, laiemaid, on olemas ju need Leffic highlighteri pinslid, aga kui ma seda pintslit testisin, siis ma otsustasin, et see on kõige parem, et ta on ülipehme ja ta paindub ka mööda su nägu, ehk siis sa saad ülisujuva tulemuse, aga kui sa tahad, siis sa võid kasutada ka seda kitsast otsa ainult ja teha sellega ka kitsama highlighteri osa näiteks kuskile, kui sa soovid, aga üldiselt minu arust see sulatab highlighteri su näosse nii mõnusalt sisse, et ei teki sellist ebameeldivat fake highlighteri tulemust, vaid see tõesti näeb ilus ja kumav lihtsalt välja. Nii, ja näopintslitega tegelikult ongi kõik, rohkem polegi praegu siin kollektsioonis neid, aga ma ütlen, et nendega saab väga palju ära teha ja ma usun, et enamuse jaoks piisab täiesti sellest. Lähme siis silmade juurde ja nüüd te näete meid täiesti ilma meigita. Ma alustan siis tegelikult ühest sellest multifunktsionaalsest pintslist. Ma teen alati oma kulmud enne ära, kui ma muu meigiga alustan. Ja miks ma siis lõin just sellise naljaka kulmupinsli? Tal on siis ühes otsas selline tavaline hari ja teises otsas kamm ja sellega on hea teha seda lamineeritud kulmude efekti. Ehk siis ma kasutan siin Anastasia Brow Freeze'i, sa võid kasutada ka muid sarnaseid tooteid, aga miks ma selle kammi just siia lisasin, mitte ainult selle harjaga seda ei tee, sest et selle kammiga ma saan paremini suunata nad veel ühte suunda ja lükata vastu nahka. Ehk siis ta annab mulle sellise hästi sleek tulemuse. Aga samas selles
spuuli on ka asendamatu, sellega saab ka hiljem natukene korrigeerida kuskilt otsast, kui tahad, aga siiski ma kasutan neid mõlemaid korraga ja väga armastan seda pintslit. Jällegi kasutan täiesti igapäevaselt. Aga siis läheme silmameigi juurde juba ja silmameigi põhja jaoks ma lõin ka täiesti eraldi pintsli, ehk siis E1 on peamiselt mõeldud silmameigi põhja jaoks. Ja miks on minu arust silmameigi põhi oluline? Jah, sa võid seda teha ka näiteks meigi švammiga, aga kui sul on vähegi mingeid joonekesi, mingeid kortsukesi ja sa tahad sellist hästi ühtlast hajutatud põhja, siis minu arust see pintsel teeb selle töö suurepäraselt ära. Sa saad hästi mõnusalt hajutada seda toodet sinna sisse, sa saad hajutada ilusti need randid ära, ka hiljem siis, kui sul on kreempõhi peale kantud, siis sa saad võtta teise poolega siis puudrit ja natukene kinnitada seda põhja sinna, et kohe siis nii-öelda nullida see võimalus, et sul läheb laovärv vagudesse, et ta jääb kuidagi ebaühtlane, nii et sellepärast ma soovitan seda pintslit kasutada. Ja siis läheme juba laovärvide juurde ja esimeseks laovärvi pintsliks on E02. See on siis selline fluffy, natuke suurem silmameigi pintsel, hajutuspintsel siis täpsemalt, aga ta ei ole siiski väga lai. Kui sa mööda nahka sellega töötad, siis ta paindub ilusasti laiali, hajutab ilusasti pehmeks kõik need ääred, kõik need värvid, et ma alati alustan sellega silmameigi tegemist, kannan peale nii-öelda baasi ja hiljem, kui on vaja midagi veel ekstra kokku hajutada, siis selle pintsliga on seda väga hea teha. Ta jätab sellise ülipehme tulemuse. Järgmisena on siis E03, mis on siis mõeldud sellise juba täpsema värvi peale kandmiseks, aga siiski ma liigitaks ta ka veel hajutuspintsli kanti. Nimelt siis ta on ka selline pehme, natukene painduv, aga samas tal on juba piisavalt jäikust, et lisada konkreetsematesse aladesse siis laovärve. Ja ma üldiselt kannangi sellega peale siis välisnurga tumedamaid toone ja natukene siis ka hajutan neid ära selle samaga. Ja lisaks, kuna tal on selline kitsas ots, siis selle kitsa otsaga on väga hea tegelikult silma alumisele laole kanda laovärvi, ehk siis jällegist teeb ära mitu tööd sinu eest ja ka väga asendamatu minu arust silmameigi tegemisel. Järgmisena on E04 ja see on nüüd selline väga mõnus kitsa otsaga pintsel. Ta on piisavalt pehme, et peale kanda laovärvi, et hajutada ka erinevaid silmapliiatseid pehmemaks või teha siis siia silma alla selline kitsam meik, et ka multifunktsionaalne, väga mõnus kasutada, hoiab selle laovärvi ilusasti kitsal alal, nii nagu sa tahad seda hoida ja samas on piisavalt pehme, et ta kuidagi ei kraabi nahka, et paljud sellised väiksemad pintslid, mida ma olen oma karjääri jooksul kasutanud, on tihti sellised karedamad ja ma tunnen, et see silmanahale on selline ebameeldiv, aga kuna need karvad on ülipehmed, siis ma tunnen, et ta ei kraabi üldse seda nahka seal, ükskõik mida ma sellega siis teen. Ja järgmisena siis on E05. See on nüüd selline lapik pintsel ja ma arvan, et ka paljudel teil on olnud see, et olete otsinud sellist head lapikut pintslit, millega kanda siis neid sädelevaid laovärve, sädelevaid pigmente endale peale. See teeb selle töö väga hästi ära, ta on piisavalt jäik, et hoida seda kuju, et jälgida seda koopajoont, kui sa tahad, aga ka piisavalt pehme, et natukene hajutada seda värvi teiste laovärvidega kokku, mida sa peale kannad, kuid just selle jäikus ja kuju kokku annavad minu arust selle ideaalse kombo, et kanda peale siis need sädelevaid laovärve, sädelevaid pigmente, miks mitte ka matti pigmente, kui sa tahad teha näiteks cut crease'i. See terav äär annab selle täpsuse. Ja cut crease'ist rääkides, ma küll selles videos ei teinud seda läbi, aga meil on jäänud veel üks pintsel ja see on M01, ehk siis tegemist on sellise jällegist lameda pintsliga, aga see on nüüd veel jäigem ja veel teravam ja see ongi mõeldud rohkem siis kas cut crease põhja tegemiseks või meigi viimistlemiseks. Mina viimistlesin tänases videos oma huule ääred sellega ja see on minu arust selline professionaalne liigutus, mis annab meigile väga hea sellise lõpptulemuse, aitab huulemeigil paremini püsida, olla selline konkreetsem, ilusam. Ning meigi viimistlemisest veel ma tulen korraks tagasi pintsli E01 juurde, ehk siis kahte asja mulle meeldib selle pintsliga veel tegelikult teha. Esiteks mulle meeldib sellega silma sisenurka kanda highlighterit. Varem ma kasutasin alati selliseid hästi pisikesi, peenikesi pintsleid selle jaoks, aga tegelikult kui ma katsetasin, et ma kasutan selle ühte küljenurka, siis ma saan selle tulemuse ülikiiresti väga täpselt. Tipid korraks highlighteri sisse, kannad silma sisenurka, natukene saad veel hajutada, kuna ta on selline mõnus pehme
pehme. See on minu arust väga mugav sellega teha ning lisaks, kui sa tunned, et su silmameik tuleb välisnurgast kuidagi liiga alla, et sa tahaksid natukene tõsta oma silma välisnurka, siis tipi see pintsel heleda laovärvi sisse ja natukene tupsuta sellega siis ülespoole liikudes laovärvi oma välisnurkade väljapoole. Ehk siis see aitab ka anda sellise loomuliku lifti sinna. Näiteks siis selle asemel, et panna sinna hästi heledat highlighterit. Et see on lihtsalt üks selline võimalus, mida selle pintsliga teha siis saab. Nii, aga ma olengi teile kõik pintslid ära tutvustanud ja mis need pintslid siis maksavad ja kuidas neid osta saab. See kogu pintslite komplekt maksab 69 € ja seda saab osta siis koos meie teiste toodetega www.browsi.ee. Kõik tooted tulevad siit samast, saate need päris kiirelt kätte. Ma üritan nii kiiresti shippida kui võimalik. Lisaks siis sellele suurele komplektile tuleb müügile veel 2 eraldi väiksemat komplekti, silmapintslite komplekt ja näopintslite komplekt ja kõik pintslid tulevad lõpuks ka eraldi müüki. Eraldi jäävad nende pintslite hinnad seal 6 ja 9 € vahele umbes. Ehk siis põhimõte on see, et mida suurem komplekt, seda soodsam ühe pintsli hind on. Loomulikult ma mõistangi, kui sa tahadki näiteks testimiseks alguses tellida ühe pintsli, vaadata, kuidas kvaliteet on, täiesti mõistan sind. Aga nagu ma ka lubasin, siis ma loosin selle videoga seoses välja ka 3 komplekti, ühe suure komplekti ja 2 väiksemat komplekti. Selleks, et osaleda, jäta kommentaar selle video alla ning jälgi Browsit siis boonusena Instagramis või TikTokis. Kuna TikTokis on paljudel sellised erilised kasutajanimed, siis kui sa tahad sellist boonust ka kasutada, siis jäta see TikToki nimi siia alla ka kommentaari, mis sa siia kirjutad. Ehk siis ma saan, kui sa võidad TikTokis ja ma millegipärast ei saa sind kätte, siis ma saan üles leida sind siit kommentaaridest. Ja see YouTube'i kommentaar on siis sükene peamine koht, kust ma ka need osalejad võtan. Ja Instagrami ma teen ka eraldi postituse, et on olemas selline video ja selle postituse alla siis ka kommentaaridesse märgi ennast ära ning kindlasti hakka Browsi kontot seal jälgima. Aga kui sa näiteks osaled ainult TikTokis ja ainult YouTube'is, see sobib ka, sest ma usun, et kõik ei kasuta Instagrami, kõik ei kasuta TikToki, nii et sa pead osalema 2 kohas siis, kas siis YouTube'is ja Instagramis või YouTube'is ja TikTokis. Ma olen mega tänulik kõikidele, kes on seda asja toetanud siiamaani ja kes teevad seda veel tulevikus. Ma loodan, et te soetate need pintslid, testite neid pintsleid, et teile nad meeldivad ja kui teil on jällegist mingeid küsimusi, siis kindlasti kirjutage mulle. Aitäh, et sa seda videot vaatasid ja näeme juba minu järgmises videos. Tšau!